Ruumiline puusa 8 on nii horisontaal- kui vertikaaltasapinnal, mistõttu on selle nimetus ruumiline puusa 8. Seisa umbes õlgade laiuses argseisus ja jälgi, et põlved oleksid nõtked, ehk mitte liiga pehmed ega ka lukus. Vaagen on neutraalasendis, ehk mitte ühelegi küljele kaldu. Saba on jalge vahel. Jälgi kogu harjutuse vältel õiget kehahoidu. Alusta vertikaalsest puusa 8 suunaga väljast sisse või alt üles. Tunnete keha raskuse vahetust jalalt jalale. Nüüd lisaliikumisele horisontaaltasapinnaline puusa pööre tagant ette. Puusad liiguvad nüüd ühtaegu nii väljast sisse või alt üles kui tagant ette. Kujuta ette, nagu sa haaraksid puusaga millestki kinni ja tõmbaksid seda enda poole. Jälgi, et põlved oleksid kogu harjutuse vältel pehmed. Tõstan tempot topelt kiirusele. Ja kiire aeglane. Keha raskusega on võimalik liikumise ruumilisust veelgi rõhutada ja seda maisemaks või mahlasemaks teha. Alusta ruumilise puusa 8-ga. Iga kord, kui oled raskuse ühelt jalalt teisele viinud, lase vabanenud jalg maast lahti, siruta varvas ette, nagu oleksid just oma toa sussidest välja astunud ja lükka siis varbaga susse endast eemale. Võid ette kujutada, nagu teeksid varbaga väikese ringi põrandal. Ja teen kiire aeglane ja aeglase lõpus vabasta jalg.